Teisipäeva hommikut, rõõm on taas kord ise eetris olla ja tavaliselt, kui mina tulen eetrisse, siis ma alati räägin raamatupidamisest, sest lisaks sellele, et ma olen üks veebikooli assistentidest, on minu põhifookus juba 10 viimast aastat olnud tegelikult raamatupidamine. Ja hetkel on ju käimas juunikuu ja raamatupidajatel ja tegelikult ka ettevõtjatel on see kiire aeg, ütleme nii, sest raamatupidajad küsivad dokumente, et majandusaasta aruanne kokku panna ja ettevõtjad siis otsivad enda dokumente ülesse, kui ei ole näiteks igakuist teenust. Ja selles suhtes on kihvt, et me saime siia veel ühe raamatupidamise ampsu ka veel teha. Minu nimi on Triin Pärn ja olengi üks veebikooli assistentidest ja raamatupidaja. Ja ma olen teinud siin erinevaid õpiampse seoses raamatupidamisega ja üldjuhul, kuidas ma need teemad leian, on nii, et mida mul konsultatsioonides küsitakse, et just hiljuti ongi siin maikuu oli päris tihe konsultatsioonide periood ja siis ma alati näitan nii raamatupidamisprogrammi kui ka siis käime erinevad maksuvabad kulud üle ja ettevõtja kohustused ja võimalused, siis oligi see, et okei, Merit Activas ma juba oskan mingeid asju teha. Miks ma täna Merit Activast räägin? On põhjus väga lihtne. Ma räägin seda, mida ma ise kasutan igapäevaselt ja meie enda büroos ma teen koos enda emaga. Meil on selline pereäri, pisikene äri, kus me teeme siis raamatupidamist väikeettevõtjatele ja me kasutamegi Merit Activat. Ja ma olen käinud siin sellist aasta aega tagasi, kui ma näitasin, kuidas siis Merit Activas mingeid asju teha. Ja nüüd ma just nädalavahetusel enda venna naisele, nemad teevad mu vennaga äri sellist, et katus peale. .ee on nende ettevõtmine ja siis taustab ka Meritit ja siis ma näitasin, kas sa tead neid nippe ja nõkse, sest vestluses tuli välja, et ta teeb mingeid asju, mida võib-olla saaks natukene kiirendada, sellepärast et on kasutusele programm. Ja sellest lähtuvalt mul tuligi nädalavahetusel selline ahaa, räägime siis sellest, mida tegelikult üks klient minult küsis, sest et kui üks juba küsib, siis võib-olla ka teistel on sarnased küsimused. Et siin me täna ei näita, kuidas ostuarvet, müügiarvet koostada, aga teeme mingid seadistused ära, mis on mugavad, muudavad elu lihtsamaks. Ja ma tegin sellise väikse esitluse ja sina võid anda märku ka, et kas sul on majandusaasta aruanne juba tehtud või veel ootab tegemist. Ja ma vaatasin ka, mul siin taga on see kõrval monitor, et Lilli juba meid tervitas, et nii tore, et sa oled kuulamas ja andke märku endast. See on nii tore. Ja nüüd ma jagan enda ekraani ja jagan seda esitlust, mis ma tegin ja ma usun, et sa siit nii mõnegi nipiga lähed ära ja see hoiab sinu aega kokku. Ja lähme siit vaatame. Vaatan, panen enda video kinni, et ei jääks esitluse peale, sest vahel on nii, et keegi midagi esitleb ja ma olen ise ka teinud niimoodi, et esitlen ja minu see pilt on seal paremal ja siis ei saa kõike ekraani näha. Ja kui sul tekib mingeid küsimusi, siis pane siia kommentaariumi. Mine tea, järgmine kord äkki on õppijamps täpselt sellest, mida sina küsid. Ja lähme siit. Ma olen päris palju enda klientidelt saanud küsimusi ka, et kuidas nad saaksid mingit aruandlust võtta Merit Activast välja, sest ju programm on juba olemas. Ja ma täna näitangi seda, et kas siis, kui sa omad seda programmi ise või siis, kui sa oled lisakasutaja, mida sa programmis näed. Ja kõige olulisem ongi siis see müügiosa, sest siit sa ju väljastad enda müügiarveid. Ja kui me vaatame siia müügiarvete peale, siis on näha juba, et ma olen siin arveid koostanud. Ma hetkel ei näita, kuidas uut müügiarvet koostada, selle kohta mul on eelmine õpijamps tehtud, mille kohta ma saan siis lisada siia lingi alla juurde. Aga mis sa saad selle infoga peale hakata nüüd, on see, et siin müügi osas sa näed erinevaid asju. Ja kõige põnevam on siis see aruannete koht, et näiteks müügiaruanne. Kui sa vajutad siia peale, siis sa saad vajutada näiteks selle nupu peale, näiteks eelmine kvartal. On näha, et tegin eelmisel kvartalil ainult ühe arve, 500 eurot. Siis ma saan vaadata, et eelmine kuu tegin 32 000 eurot arve ja saan vaadata ka jookseva aasta, sest mul eelmist aastat hetkel ei ole siin. Ja näen, et see aasta olen väljastanud arveid juba 39 000 euro eest. Et see on ka hea koht, kus sa saad tulla visuaalselt vaatama ja sa saad lisaks sellele, saad vaadata, et aruande liigi osas ka. Et näiteks arvete lõikes, et siis praegu sa näed, et mul on siin erinevad arved, aga ma saan ka vaadata ka klientide lõikes. Ehk siis, kui mul on
pakun ühe aasta jooksul ühele kliendile mitu korda teenust, siis ma väljastan talle mitu arvet ja siis ma saan vaadata ka siin siis nende klientide lõikes, et kui palju neid arveid on siis väljastatud mingi kindla perioodi kohta, mis mulle huvi pakub. Ja kindlasti ka artiklite lõikes, näiteks mina enda ettevõtte alt kunagi pakkusin 3 teenust. Ettevõttel on peamine tegevusvaldkond, mida ta valib siis, kui ta loob ettevõtte. Ja siis, kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on, siis samal ajal lisatakse ka teisi tegevusvaldkondasid, kui on tekkinud juurde. Ja minul oli nimelt siis raamatupidamine, virtuaalne assisteerimine ja ka Zumba trennide andmine. Ehk siis mina oleksin saanud vaadata, et artiklite lõikes, et mis asi mulle siis kõige rohkem seda tulu ettevõttesse sisse tõi. Ja siis veel ka riikide lõikes, näiteks põhivarade lõikes ja käibemaksude lõikes, et erinevad variandid, et näiteks kui teedki välismaale arveid, et siis saad kohe vaadata, et kui palju sa siis seda tegid, kui suur on see osakaal. Ja eraldi ka veel saad vaadata, et näiteks kliendifiltri saad siit valida, et siin avastamist on. See on selline lihtne asi, mis annab sulle nii palju tegelikult informatsiooni, et panga väljavõtte pealt on natukene keeruline ajada jooni ja ma tean ka seda, et nii mõnigi inimene on teinud paralleelselt raamatupidamist, et kirjutanud Excelisse, kellele ta väljastas arve, aga tegelikult juba on olemas programm, nii et siis tasub kasutada neid programmi võimalusi ja neid aruandeid, et teeb natukene lihtsamaks ja tegelikult säästab väga palju aega ka. Ja üks asi, mis ma tahtsin veel öelda, et kui sa siin koostad aruande ära, saad panna PDF-aruanne ja siis XLS, ehk siis saad seda Excelis ka vaadata. Ja võid muuta, mida sa seal soovid, et näiteks kokku liita mingeid asju, et seda saad ka teha. Ja näiteks siis müügianalüüsi aruanne ja mida ma tegelikult soovitan nüüd kõige rohkem ongi see kliendi võlgnevuste aruanne. Et me täna käime siin mõned asjad läbi, aga sina võid kõik need aruanded üle vaadata, et mis info sa sealt saad. Aga jah, kõige olulisem ongi siis see, ma isegi ütleks klientidele, et kliendi võlgnevuste aruanne, et peamine, et sinu raha oleks ju sulle laekunud, et mille eest sa oled arved väljastanud. Ja ma soovitan kord kuus vähemalt vaadata, ega keegi sulle võlgu ei ole. Nädalas korra oleks veel parem, et siis ei lähe asjad vanaks ja vahel on tõepoolest nii, et need arved on jäänud lihtsalt tähelepanutu vastaspoolel ja siis tasutakse need arved ära. Ja kui sa oled nüüd teinud ka tegelikult ühenduse pangaga, näiteks väga paljud kliendid mul kasutavad LHV panka ja see on seotud Merit Activaga, see liidestus on tasuta, lihtsalt juhatuse liige peab tegema selle sidususe pangaga ära. Ma tegelikult näitangi kohe ka, kuidas seda saab teha. Lähed maksed, püsiandmed ja pangad. Klikkad peale ja siis mina mõtlesin selle konto välja, mul ei annaks seda võimalust siin hetkel siduda, aga muidu tekib siia selline linnuke, et seo pangaga. Siis sa saad selle ära teha, allkirjastada veel LHVs uuesti ühe lepingu ja siis hakkab jooksma sul kõik tehingud raamatupidamisprogrammi. Ja kui sinu klient tasub viitenumbriga, arvenumbriga, siis programm seob selle ära, ehk ta on juba laekunud see arve. Ehk siis tegelikult sa saaksid justkui reaalajas vaadata siis seda, kas keegi on sulle võlgu. Võlgnikke saadki vaadata siis kliendi võlgnevuste aruandest, klikad selle peale, võtame tänase kuupäeva, millal ma seda esitlust teen ja koosta aruanne. Ja nüüd ma näengi, et üks ettevõte on mulle jäänud võlgu. Ja nüüd on eriti hea see, et ma ei pea seda arvet alla laadima, minema enda mailboxi otsima meie kirjavahetuse ülesse, vaid ma saan väljastada meeldetuletuskirja otse Merit Activa programmist. Ja kuidas seda teha saab, on nii, et ma lähen uuesti siia müük ja siin on nüüd see saldo teatiste ja meeldetuletuste saatmine. Aruande liigiks valin siis, kumma ma soovin saata, hetkel meeldetuletuse ja koostan aruande ja nüüd tulebki siin, et mis see ettevõtte nimi on, mis on see emaili aadress, dokumendi number, viitenumber, tähtaeg ja summa ja kui palju on tasumata jäänud ka. Ja siis ma saan vaadata ka seda saatmise eelvaadet, et kellele see läheb ja siin üleval on toodud välja, et enne teatiste koostamist vaata üle teatiste tekstid ja lisa kontaktandmed, mida sa sinna soovid lisada ja seda saad teha seadistused, üldised seadistused, saldoteatiste ja meeldetuletuste tekstid. Ehk siis need kõik seadistused, mida Merit Activas teed läbi siit parema hammasratta. Võtad peale ja vaatame, kus on nüüd saldoteatised. Siin vasakult teine tulp, üldised seadistused ja saldoteatiste ja meeldetuletuste tekstid. Teen selle aktiivseks, klikken 2 korda peale, avab selle mulle ja siis ma saan vaadata, mis see kirja sisu on seal, võib-olla ma tahan midagi muuta ja siin on ka erinevates keeltes, sõnum eesti keeles, inglise keeles, soome keeles, sõnum vene keeles, et saad siin neid lisada.
saad natukene muuta ka, kui sa neid soovid. Ja ükskõik, mis muudatusi teed, siis kindlasti väga oluline nupp alati siin all paremal salvesta. Et kui sa seda ei tee, siis need muudatused ei jõustu. Minul hetkel see sobib ja jätan selle niimoodi. Ja siis sa saadki siit seda välja saada vasakult, saldoteatiste ja meeldetuletuste saatmine, aruande liik, meeldetuletus ja koostaruanne. Ja lisaks siis, kui sa oled siit programmist välja saatnud, et hoiab tegelikult väga palju aega kokku, et sa ei pea seda arvet alla laadima minema mailboxi, vaid otse programmis saad välja saata. Ja kui sa selle ära saatnud, siis on selline koht siin all veel, et e-postiga saadetud saldoteatised ja meeldetuletused. Kui sa klikkad siia peale, siis panedki, et näiteks jooksev kuu, sa saatsid välja ja sa näed, et ära, et läks, mis selle kliendi nimi oli, kuupäev ja et see on siis välja läinud see meeldetuletus. Ja tänane õppijamas meil on veel, saab natukene kesta, näitan veel mõned asjad, mida saab siin seadistada. Ja mul hiljuti just üks klient paluski, et kuidas saaks logo lisada enda sellele arvele, mis sa väljastad siis Merit Activast. Ja jällegi kõik toimub siit selle seadistuste alt. Võetan selle peale ja nüüd ma vaatan, kus on müügiarve seadistus, ehk siit vasakult teine tulp, üldised seadistused ja müügiarve seadistus. Ja nüüd siit valid müügiarve disain. Ja nüüd sa siin näed, et mis info siin on. Ja ma saan valida näiteks logo siia alla. Ma saan logo panna siia ülesse. Ja logo võtmiseks ma võtangi enda selle sama pildi, mis mul siin Facebooki lehel on. Salvestan selle sama alla. Lähen tagasi siia Meritisse ja vali logo. Hammasratta peale. Vali logo, üles laadida ja nüüd jääbki siia see minu logo. Ja kui ma tahaksin seda logo natukene timmida, et ma lõikan ta natukene küljed ära, siis ma saan seda eelmalt teha ja siis alles laen selle siia ülesse. Ja muidugi jälle salvesta. Ja saan vaadata ka siit otse, et PDF eelvaadeks. Et siin oleks minu logo ja kui ma tahaksin, et oleks ilusamini siinpool, siis ma peaksin natukene seda enda logo liigutama. Ja mida ma saan veel teha siit? Ma saan vahetada värvi. Minu isest brändivärv on ka helesinine, nii et mulle see sobiks hästi, mis siin praegu on. Ja ma jätangi nii, aga kui sa tahad valida, siis sa lähed selle peale ja siia vasakule tuleb selline värviratas. Ja siit ma saan valida erinevaid värve, et mis ma sooviksin, et minu sellel arvel siis oleks olemas. Ja siis, kui valin välja, siis jällegi salvesta. Siis tahab see peale. Ja siin all on ka lisainfo mobiil, et see ettevõtte info kajastub siis, kui ma olen ära selle täitnud enda ettevõtte kaardil. Ja kuidas ma saan seda teha, on jällegi, lähme kohe siit uuesti, et see hammasratas ja ettevõtte andmed. Tegu on välja mõeldud ettevõttega, välja mõeldud registrikoodiga, aga kui ma tahan siia, et minu arvel kajastuks see minu ettevõtte andmed, siis ma ise saan kirjutada siia näiteks koduleht on mul www.riinparn.com. Saan kirjutada siia enda meili riin@riinparn.com. Enda mobiili lisada siia ja nüüd ma pean selle jällegist ära salvestama. Ja kui me lähme nüüd uuesti vaatama seda arvet, siis müügiarve seadistus, müügiarve disain ja PDF eelvaade. Ja nüüd ta näitab mulle, et mul siin all on see info olemas. Soovitan täitsa siia lisada ka enda telefoniarve, telefoninumber, et siis kui kellelgi tekib mingeid küsimusi, siis nad saavad kohe sulle helistada mugavalt, et kui kõik kontaktandmed on juba arvel olemas, on märksa lihtsam. Ja teine asi, mis mul sellega kohe meenus, on see, et sa saad Meritist saata välja ka enda müügiarve, et nüüd me müügiarve tegime visuaalselt valmis, et soovisin lisada siia logo ja natuke värvi muuta, siis kui ma tahan saata Meritist välja seda müügiarvet, siis ma saan muuta siin ka seda kirja, mis läheb kaasa. Ehk siis valin siit alt vasakult teine tulp, üldised seadistused ja alt teine e-posti seadistused. Ja siin on siis müügiarve, esimene dokumendiliik, klikkan kaks korda, siis läheb lahti. Ja nüüd ma saan siia muuta, et näiteks kirjutan, et tervitused, mina alati kasutan siis sõna tervitused, siis ma saan kirjutada tervitused. Kirjaga on kaasas PDF formaadis arve, number, minu ettevõttelt, tänan tähtaegselt tasutud arve eest, heade soovidega, panen näiteks ettevõtte nime ja lisan siia ka enda nime. Riin Pärn. Ja see on ka hea koht tegelikult, kus võiks lisada näiteks enda telefoninumbri. Ja nüüd, kui ma selle ära salvestan,
siis nüüd, kui ma tahaksin saata arvet välja, siis ta juba näitab seda, milline see tekst seal on. Et tervitused, kirjaga on kaasas arve, tänan tähtaegselt tasutud arve eest. Et seda sa saad kõike muuta. Ja ma tegelikult soovitan kohe, kui sul tuleb see aeg kliendile teha müügiarve, siis lisa juurde kohe kliendikaardil selle vastaspoole emaili aadress. Et näiteks ma lõin selle kliendi ära, ma saan kohe siit arve pealt ka seda muuta, tema kliendikaarti, või siis valin siit müük ja püsiandmed, klient. Ja ma lähen näiteks selle demo ettevõtte peale ja no siia ma kirjutasin juba ära selle e-posti, et siia saan seda infot lisada ja muuta. Ja nüüd, kui ma näiteks selle just demo arvele saadaksin välja, siis see kiri oleks juba päris palju täidetud sellest, ehk siis automaatselt annab mulle saaja e-posti selle nime. Ja nüüd on näha, et aga kus on saatja e-post, et tuleb ära see ka seadistada ja seda saab teha siit jällegist hammasratta alt, et ma arvan, et juba jääb meelde, et kõik seadistused sealt ja juba see loogika natukene jääb meelde. Ja seda lisame e-posti seadistuste alt. Alt teine e-posti seadistused ja siin on saatja e-post, nüüd panen siia priin@priinparn.com. Ja siis oleks minu see email ka seal. Ma tegelikult soovitan ära seadistada privaatne SMTP server. Ma lisan siia õpiampsu juurde ka selle juhendi, et kuidas sa saad selle ära seadistada. Meritil on väga head juhendid ja siia tuleb siis kasutaja juurde tuleb lisada see saatja e-posti nimi, ehk siis niimoodi, et kopieerin selle siia ja lisaks salasõna on siis see salasõna, millega sa logid siis sellele kontole sisse, sellele e-posti aadressile. Ja siis, kui need on ära salvestatud, siis sa saad saata otse Meritist ilusasti arveid välja. Meil natukene on veel aega. Ma tahaksin näidata veel seda ka, et mina ise kasutan väga palju Costpocketit enda igapäeva raamatupidaja töös ja ka klientidel oleme need sisse viinud, kui tasuta on kuni 5 dokumendi digiteerimine igakuiselt ja siis, kui on juba ületab seda, tuleb 6 arve, mida vaja digiteerida, siis kuutasu on 7,44 €, see on siis koos käibemaksuga ja selle Costpocket tõesti teeb elu mugavaks. See tähendab seda, et sul on ka telefoniäpp olemas, sa laed selle alla ja telefoniäpp on hästi mugav kasutada siis, kui sa teed näiteks neid kulutšekke, sul on kulukviitungid ja sa pildistad need ülesse, need ära ei lendaks, nii nagu tihtipeale tuleb välja, kui majandusaasta aruannet koostada. Näiteks hetkel koostan majandusaasta aruandeid, juunikuu on alati kõige tihedam aeg nende koostamiseks, siis ongi nii, et need arved on vahel kaduma läinud ja siis see Costpocket aitabki, et sa pildistad kohe ära, kui sul tuleb dokument ja saadad selle siis raamatupidamisse ära. Ja kui sa ei taha kasutada Costpocketit sisse, lihtsalt harjuta sisse, et sa teed dokumendist pildi ja paned kohe kindlasse kohta, et see on sul olemas siis, kui aruande koostamiseks läheb. Ja ma näitan ära, kuidas seda Costpocketi konto tegemine on imelihtne, aga kuidas siis siduda seda siis raamatupidamisprogrammiga, näiteks Merit Activaga antud hetkel, aga Costpocket ühildub enamike raamatupidamis tarkvaradega. Ja nendel on ka need juhendid olemas kodulehel väga head Costpocketil. Aga kuidas Meritis siduda siis Costpocketit ja Merit Activat? Jällegi lähen siia paremale ja vajutan selle hammasratta peale ja siit vasakul on ettevõtte andmed ja teine on e-arvete ja muude integratsioonide seadistus. Ja minul on see juba ära seadistatud, et siin all on selline koht nagu Costpocket ja kui sul ei ole aktiveeritud, siis siin on nupp aktiveeri. Minul on see aktiveeritud, mis tähendab seda, et kui ma saadan nüüd näiteks telefoniga teen pilti dokumendist ja saadan, siis ta liigub mul juba raamatupidamisprogrammis ja Merit Activasse ja ta tuleb siia kinnitamata ostuarvete alla. Hetkel mul siin midagi veel ei ole lisatud, olen juba need ära digiteerinud, mis oli vaja digiteerida, aga näitan ka Costpocketit siis veebibrauseri versiooni, et selle ühe kasutajaga saad siseneda nii veebibrauserisse kui ka telefoni. Ja nüüd on hästi mugav, et äpis saad vaadata kuni viimase 200 dokumendi infot. Et näiteks sa oled mingi arve ära saatnud ja siis tahad seda kontrollida, kas sa saatsid, siis sa saad Costpocketist avada selle äpi ja siis on otsing ja kirjutades selle ettevõtte nime, kelle arvet sa otsid. Ja siis sul säilib nüüd arhiiv ka Costpocketis ja Merit Activas, et kõik arved, mis sa saadad läbi Costpocketi, jäävad siia Costpocketi pilve ja jäävad ka siis Merit Activasse.
ja ma olen siin mõned arved saatnud, et need ma siis pildisin telefoniga üles ja ma näen, et need on ka siin olemas. Ja siis nad liiguvad sinna kinnitamata ostuarvete juurde ja siis pead valima nendele sobiva selle kulukonto juurde. Et need on väga kihvtid tööriistad, et kuidas seda raamatupidamist natukene kiiremaks teha, et soovitan väga. Ja hetkel veel kehtib minu sooduskood Triin Parn 2026 Kostpocketile, et saad 1 kuu proovida, kuidas siis raamatupidamine lihtsamaks on läinud tänu sellele Kostpocketile, et 100 dokumenti saad siis 1 kuu ära digiteerida ja siis mõelda edasi, kas soovid sellega jätkata. Aga üldiselt on nii, et kes on juba proovinud suhu, saanud selle maitse, siis nad tagasi enam ei ole tahtnud minna. Et neil on väga mugav olnud see Kostpocket. Ja sellega ongi selline pisike mikroamps meil läbi ilusasti aja sees ja nüüd me saimegi, kui eelmine kord ma näitasin, et kuidas teha müügiarvet, ostuarvet, kuluaruannet, siis nüüd saime natukene ka muuta seda, et milline see arve välja näeb, kuidas seda müügimoodulit vaadata, kuidas meeldetuletusi saata, et natukene selline jätk sellele eelmisele ampsule. Ma on hästi hea meel, sa tulid kuulama ja peatse kohtumiseni. Aga öelda kõige olulisem asi on see, et majandusaasta aruannet peab esitama ka siis, kui ei ole toimunud ühtegi tehingut, ei ole töötajat, ei ole käivet olnud. Ja just nüüd, kui on juunikuu, siis tihtipeale kirjutatakse, et kas ma sain õigesti aru, et ma ei pea esitama aruannet, sest mul ei ole mitte midagi muutunud. 31.12.2024 seis on sama, mis on nüüd 31.12.2025. Aga see on eksiarvamus ja aruanne tuleb igal juhul esitada, isegi kui ühtegi tehingut, ühtegi liikumist pole olnud. Ja nii hea, ma pean uuesti rääkima, nüüd saab palju kokkuvõtlikumalt rääkida, mõtted on selged. Ja tegelikult on korras raamatupidamine kõige soodsam viis. Mis ma sellega mõtlen? Mul oli just eelmisel poolaastal pöördus minu poole ettevõtja, kes oli selle jätnud tegemata majandusaasta aruande. Tema ettevõtte kustutati ja teine variant on see, et kas siis saad trahvi või siis kustutatakse ettevõtte ära. Ja ta soovis seda ettevõtet ennistada, ehk siis pöörata tagasi see olnud asi, et ettevõte ära kustutati. Ja lihtne põhjus oli sellepärast, et tal oli pangakontol raha seal, aga kui ettevõte ära kustutatakse, siis sa ei pääse ka enda rahale, mis siis seal ettevõtte kontol on. Ja mis see siis tähendab? See tähendab seda, et tuleb maksta riigilõivu, ennistamise riigilõivu ja kui ma ei eksi, oli see 200 €, siis sa pead esitama ka selle majandusaasta aruande, mis jäi esitamata. Ehk siis sa pead maksma ka siis enda, kas teed ise selle ära või siis maksad raamatupidajale, et see läheb tegelikult palju kulukamaks. Ja ma nägin, et teil on küsimusi ka siin, ma tulen nende juurde pärast meie õpiampsu, et siis praegu jääb see õpiamps meil aja piiresse. Ja et see on kõige soodsam viis ja 30. juuni 2026 on majandusaasta aruande tähtaeg, kui on sul siis kalendriaasta valitud majandusaasta perioodiks. Ja erandkorras võib olla siis 18 kuud pikk ettevõte, ehk siis näiteks kui sa lood ettevõtet siin juulis, augustis, siis nüüd alles siis sinu ettevõtte see majandusaasta aruande tähtaeg on päris kaugel alles ülejärgmisel aastal. Esimene aasta võib olla 18 kuud pikk. Aitäh, et sa tulid kuulama. Jäta kommentaari, mis mingid sellised mõtted ja terad, mis sa siit kaasa võtad, seda on alati nii põnev lugeda ja kirjuta siia kindlasti enda küsimused, ma vaatan need üle ja nagu ma ütlesin, äkki nendest küsimustest tuleb meil järgmine õppijamp, sest nüüd saame natuke detailidesse rohkem minna, et täna vaatasime selliseid seadistuse pooli ja soovin sulle mõnusat nädala jätku. Aitäh, et sa tulid kuulama.